Mis vaatad seal? Tegelikult tahtsin rääkida oma tööst. Mis tunne on olla helimaag, helivõlur. Mulle meeldib inglise keeles öelda I am a sound shaman. Mis siis, et ma ennast šamaaniks ei pea. Aga mulle väga meeldib loodus, põlisrahvad, maaga ühendumine. Et siin kasvuhoones on lihtsalt suurepärane olla. Kasvuhooned on mul lemmikkohad põhjamaises klimaatikas, kui just suvi ei ole. Aga mida ma teen nende helidega? Ma viin inimesed rännakule. Ma avan nende tajumise meeli ja ma aitan neil jõuda lähemale iseendani. Mõtle sa rüseled, toimetad iga päev, võitled, ujud vastu voolu, tahad kuskile jõuda, midagi saavutada, vabaneda oma kannatustest ja kuidagi ei jõua sinna. Mis siis saab? Siis tuleb mina appi. Ja ütlen, teeme ära. Teeme ära, jah. Mis me ära teeme? Lõõgastame sinu meele. Lõõgastanud meel hakkab unistama. Hakkab looma reaalsust, mida sa tegelikult soovid kogeda. Lõõgastanud meel hakkab looma tunnet. Lõõgastanud meel rändab ringi, aga on samas ka väga kohal. Ma aitan sul luua tunnet. Ja helisid on uuritud. Kui teha verepilti enne kongi mängimist ja 15 minutit, kui teda on mängitud, siis on näha, kuidas verelibed lähevad klombist lahti. Et kui me sööme seda lääne toitu, sellist omega 6 rikast dieeti, siis meie veri läheb klompi nagu pannkoogid. Ja tekivad igasugused tervisemured. Seda saab ka väga mitmel teisel moel seletada. Näiteks põletik. Et meil tekib liigne põletik kehasse ja siis hakkavad tekkima igasugused probleemid. Aga neist on kerge väljuda. Meid on vaja eemaldada neist. Nagu ma teen sulle sõna otseses mõttes operatsiooni helidega. Tulen selle pininaga niimoodi. Bim, 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 bim. Teen ajuoperatsiooni. Ehk siis teen sulle ühe helilise ajuhalvatuse niimoodi, et sa ei mõtle enam liiga palju mõtteid. Ja sa hakkad tundma. Sa hakkad tundma alguses neid pingeid ja emotsioone oma kehas. Päraspoole sa hakkad tundma, sa hakkad unistama, sa hakkad looma päris maailma reaalsust. Sa hakkad looma elavat loomingut, elavat muusikat enda seest. Ei pea olema sõna otseses mõttes muusika, aga kõik, mis me teeme, on muusikaline väljendus. Ja see muusika võib olla väga erinev, et ta võib olla väga disfunktsionaalne, väga dystoopiline. Tegelikult ma otsin seda õiget sõna, et kakofooniline või võib-olla ka väga tasakaalustav ja harmooniline. Oleneb muusikamängijast, mis tema seisund on, mida ta väljendab. Ja kui muusika hakkab sees helisema, et ma soovin luua ilu siia maailma, siis minu kui helišamaani diagnoos on, et normaalne inimene. Mine, mängi, lõbutse. Aga kui
käib see golfimäng eluga või tennis ja elu lööb paremini seda reketit. Ma täna vaatasin, et Meriväljal 1932 aastal tehtud fotograafi tennisemängijatest. Hakkasin mõtlema, millised tennisepallid neil olid 93 aastat tagasi. Kas ma nüüd eksin selle numbriga või? Võib-olla. Millised nende tennisepallid on? Ma ei tea. Võib-olla sa tead, kommenteeri. Aga vot see ongi see unistav meel ja ta ei mõtle alati, ta unistab. Unistamine on natuke teistmoodi, et tekib see küsimus, okei, millised? Aga siis hakkavad need pildid tulema, kujundid ja need helid muuseas aktiveerivad neid kujundeid ja pilte meie meeles. Me saamegi unistada palju paremal ja mõnusamal moel. Kõigele muule lisaks. Meie primaarne funktsioon inimestena ongi rõõmu ja loomise sagedus, et mitte ellu jäämine. Aga siin maailmas on palju programmid välja mõeldud, et meid häälestada ellu jäämise sagedusele. Ja sealt välja tulemine on praegu kõige olulisem asi, mida iga üks meist saab teha. Sellepärast, et iga ühe meie mõju mõjutab kõiki teisi. Mul on hästi, sul on hästi, kõigil on hästi. Mul on kehvasti, sul on kehvasti, kõigil on kehvasti. Me anname edasi oma nii-öelda vaibi, eks ju? Oma häälestust. Vot, mul on väga lihtne töö. Ma häälestan sind, ennast, meid kõiki. Ma ükskord läksin Balti jaama, panin kongi üles, siis tulid neegrilapsed mängija. Pum, pum, pum. Jumal äge. Sest nende kultuuris on sellised asjad, ägedad asjad kõigi omad. Nad nagu ei küsi, nad ei saanud arugi, et see on minu oma, et ma seal mängisin. Nad mõtlesid, et nad on järjekorras. et ta ongi avalik kongi mängimine. See oli jumal äge. Ka meil tihti on need filtrid ees. Mul on ka filtrid ees, et ma väldin poodides kassapidajaid, et ma eelistan iseteeninduskassasid. Sest ma olen selles oma sellises mingis süsteemis või voolamises. Mul oli kunagi koer, ta nimi oli Rommi, et ta oli Tiibeti mastiff. Ja ta oli nagu vaal karvases koera kehastuses. Kõndis ringi ja siis ma ükskord häälestasin ennast tema sagedusele. Ja see oli nagu tohutult võimas. Et ta oleks nagu selline, olekski nagu vaal, et kõik oli selline nagu väga või värviline selline, võiks öelda psühhedeelne, eks ju, mida ta tajus. Kõik need aistingud, kusagil tuli mingi heli või lõhn. Kõik oli nii põnev ja huvitav tema jaoks, siis ta käis nende ringi. Ta oli suur ja karvane, siis ta oli aeglane ka. Ta käis. See oli päris lahe. Lahe tunne. Seda ma olen rääkinud teises videos, et mul anti see piisk vett, mis oli häälestatud mesilastarule. Siis ma nägin, kuidas kõik maailma mesilastarud õmisesid sümfoonias, üle maailma oli võrgustik. Samamoodi meie kõik ka oleme nii-öelda jumalikus võrgustikus või suures häälestuses. Järgime suurt vaimu, iga üks omal moel. Ja koos me häälestume kogu inimkonnana, ühiskonnana ühele tervikule sagedusele, tervise sagedusele. Aga mida rohkem meist seda ignoreerib, seda kauem aega see võtab. Nii lihtne see ongi. Et selline väga-väga lihtsat tööd teen ja väga olulist. See on väga oluline töö, eks ju. Ja mis selle loomulik väljendus on? Mulle meeldib arhitektuur, mulle meeldib ehitada, mulle meeldib ise luua oma kätega asju läbi selle muusika, mida ma enda sees kuulen ja näen. Väga lihtne. Ja igal rakukesel on veel oma selline nii-öelda eesmärk. Ma olen mäletaja, et ma aitan inimestel mäletada seda müstilist tausta, minevikku, kes me oleme, kust me tuleme. Et siis ma võin väga kergesti minna nendele nii-öelda Hüperboorea, Atlantise, keskaja, igasse ajastusse niimoodi sisse ja paralleelreaalsustesse,
vaadata Tartaariat ja samas keskaega, et kumb siis päris on, seda ma ei tea. Aga ma suudan äratada sinu kujutlusvõime. Et meil on, kutsutakse maatarkadeks neid, ehk siis druidid ja pardid, kes olid nii-öelda keldi lugudes, et maatargad samad asjad. Ja siis, kui keldi kultuur hävitati, tekkis see kristlik kultuur, siis pardidest said muusikud, nii-öelda rändmuusikud, rändlaulikud, kes käisid ühest linnast teise ja esitasid oma laule. Neile kodakondsust või nii-öelda isiku või linnaelanikust kodanikust staatust ei antud mitte kunagi. Sellepärast nad olid ohtlikud, nad olid nii-öelda teisiti mõtlejad, nad olid muusikud. Ja muusik peakski olema ka tänasel päeval teisiti mõtleja, sest me häälestame nii-öelda peenemate vibratsioonidega, võiks öelda rahvamasse. Me anname edasi sellist nii-öelda teatud filosoofiat läbi tunde, me anname edasi seda tunnet ja siis inimene saab selle tunde kätte ja ta hakkab elama natuke teistmoodi, natukene, aga see natukene juba muudab maailma nii palju tasakaalukamaks. Et see on meie ülesanne, töö. Jah, ma kuulun helimaagide sekti. Et võib-olla sa oskad isegi mulle hea sõna välja pakkuda. Et kui ma ütlen heliteraapia, siis ma tunnen, et see on nagu üdini vale, mida ma ütlen. Tegeleme heliteraapiaga. Ei, ma ei ole su terapeut. Ma ei taha olla keegi, kes sulle teraapiat teeb. Ma tahan viia sind kosmosesse ja tagasi. Tahan näidata sulle võimalusi. Ma tahan näidata sulle, kui võimas elu on. Ma tahan sulle tutvustada kosmilist sümfooniat. Tahan tutvustada sulle võimalikkust, mille asemel sa varem nägid võimatust. Et ma olen nagu poeet, luuletaja. Ma olen kirjutanud muuseas sadu luuletusi. Aga ma väga ei hinda neid, et mul on ükskõik neist. Need ongi looming, eks ju. Ma loon ja lasen lahti. See on nagu looming oma kõrgemas vormis. Me loome selle ja siis laseme lahti temast. Mis me teeme temaga? Võtame kaasa, hoiame kinni kramplikult. Aga miks? Ja seda võiks täitsa igas aspektis siin elus uurida. Mitte ainult ühes. Vot see on minu töö. Ja kui sa soovid saada osa sellest, siis võta muga ühendust. Alt leiad kontakti merkabasounding@gmail.com ja kas teeme sulle isikliku häälestuse üle meride ja kõige muuga või tulen mängima kongi ja muid asju sinu juurde. Kitarri. Vot, aga mul on hea meel, et kuulasid. Võid panna, et jälgid seda kanalit ja soovin kõike head. Nägemist.